See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund on jälle tagasi stuudios Tarmo Tähepõld ja Martin Mets Geenius uudisteportaalist. Täna külalist ei ole, täna teeme tavaformaati. Erinevad uudised, erinevad suured teemad, kus on oldud, mida nähtud ja mis siis ka nädalast meelde on jäänud. Mul on enda osaga natukene keeruline, sest mul nii palju asju, et osad on nagu suuremad teemad, aga mulle lihtsalt esimese asjana tuli pähe üks uudis või üks äpp, rakendus, mille Honda tegi ja neid tehakse päris tihti. Mitte päris tihti, aga Porsche on minu arust seda teinud. Tihti on need sellised nagu turunduskampaaniad, ühesõnaga, et autoentusiastidele pannakse paika mingid mõnusad teelõigud kuskil, et reisid oma Porschega või muu autoga, et oled Itaalias, et kus oleks nagu eriti lahedad teelõigud, ükskõik kas siis natukene naksakamaks sõiduks või midagi lihtsalt ilusat. Ja siis nüüd hiljuti tuli Honda välja, loomulikult Type R-i karneeringus välja oma rakendusega, kus on vist lausa 125 erinevat lõiku. No sees on seal Glockner, Stelvio Pass, kõik need Lõuna-Euroopa ja seal Alpide kihvtid teed. Aga need on siis üle Euroopa teed, mitte kuskilt mujalt on, jah? Ja. Vist oli Euroopa. No ühesõnaga, head teed. Lätit, Leedut vist eraldi sees ei olnud, kõik ei olnud. Ja siis muidugi kaasautor Sulev Ladva süvenes natuke siin, et mis siis Eestist on. Eks meil on ju endal siin teada mõnusamad, kus me käime või kus korraldatakse mingid sõite. Ja Eestist tõepoolest oli üks lõik olemas ja mul on nüüd, mina, kes ma olen suur ludiit ja AI ehk tehisaru vastane või ühesõnaga ütleme skeptik, mitte vastane, skeptik. Mul on tunne, et ka selle äpis on vist see, kes iganes selle kokku pannud, kasutanud tehisaru igatahes on Honda äpi arust kõige parem ja mõnusam kihvtim tee, mida näiteks sõita siis Honda Civic Type R-iga. On Tallinnast, ma ei mäletadki, Leetu. Mis see linn oli nüüd? Mitte Palanga, aga Klaipedasse. Tallinn, Klaipeda. Mööda siis seda Riia maanteed, ma saan aru siis, või Pärnu maanteed, et see on ju väga äge tee, kuule, ma isegi sõitsin seda, mitte küll nii kaugele, aga sõitsin suvel, see on ju väga äge, sellepärast, et Pärnu-Tallinn, see maantee on ju väga tore, sellepärast, et seal on meeletult kiiruskaameraid ja siis need 2+1 lõigud, kus sa seal pead enne neid rekkaid vaatama, et sa seal piiridesse lõpus ei sõida. Kui sa selle möödasõidu lõpuks jõuad sellest suurest kolonnist teha, liiklust on seal väga palju, see on hea tihe liiklus, kitsas tee, siis sa näed uusi põnevaid asju, sest seal Pärnust allpool, seal on ju need teed korda tehtud, Pärnust ka ülevalpool, seal kus on see Täkupoiss, seal on ka ju uued teed, siis näeb ka uusi Eesti teid, see on ka ju haruldane ja siis sa sõidad sinna Häädemeeste poole, seal on väga äge loodus, seal on liivased. Ma segan vahele, Martin loeb muidu terve lõigu Riia piirini ette või Läti piirini ette. Saate aru, et Honda siis leiab et see ei ole isegi võetud mitte mingid kõrvalteid kuskilt mööda metsi, vaid ikka Tallinn, Riia, Šiauliai, Klaipeda. Et see ei ole ju, see peab olema mingi viga, sest et ma vahepeal võtsin selle loo lahti. Jah, need on Euroopa teed, mida on siis Honda kirja pannud 25 riiki. Ja siis meie oleme saanud sellise, nii et mingi sõitke tõesti, võib-olla Martini kirjeldatu vastab tõele, eriti Honda Civic Type R-iga. Tõesti saadki seal teha 2+1 lõpus sellise sööstu ja pärast on pulss üleval. Aga üldiselt, kui mõni Honda äpimeister seda kuuleb, see nimi on Honda Type R Dream Drives leht. Ja vaadake, et ilmselt on seal ka kasulik infot, aga mitte Eesti osas. Ma ei tea, kas seal saab ise nagu ettepanekuid teha. Kas me tahame neid ettepanekuid üldse teha, sest head teed on tihti hoopis mõistlik saladuses hoida.
nii, mis siis, kas sul jäi midagi asjalikumat Eestist meelde? Jaa, ma vist jätkan samamoodi Honda teemal, kuigi võib-olla peaks rääkima siin ju riigieelarvest ja sellest, et palju siis teid ehitatakse või mida meil tehakse. on 2 saadet järjest väga asjalikud olnud, nüüd me räägime ainult autodest. Ühesõnaga, mul autol oli tagasikutsumine ja eks ta oli juba tükk aega tagasi tulnud ja siis oli aasta aega, et see parandus sisse viia. Täpsustame, et selle ametlik nimi on, eks ju, parandusmeede. Jah, parandusmeedes tähendab seda, et sul Maanteeametis seal auto info juures on suur see telliskiviga punane liiklusmärk, et sa ei või edasi sõita sisuliselt, mis tegelikult seda muidugi ei tähenda. Aga kuna siin detsembri lõpus hakkas see tähtaeg kukkuma, siis ma käisin seal ära ja kiiresti ruttu tehti ära kõrvalistuja. See on mingi tüüpasi, mis on paljudel autodel, kuna paljud kasutavad tegelikult sama tehnoloogiat, on siis kõrvalistuja, turvapadja, täituri, mingi gaasi, mingi asja kulumine, mingi asi seal ühesõnaga on gaasitäitur, mingi kulumine. Ühesõnaga see vahetati välja, väga tore, kõik tasuta on ju, midagi ei pea maksma. Siis mind huvitas ka see, et kuidas see käib, et see info jõuaks nüüd ka Maanteeametisse, et mul on see parandusmeede rakendatud. Ja samal päeval ei jõudnud, aga kuna ma reedel käisin, aga esmaspäeval oli juba kenasti see parandusmeede rakendatud, kõik oli korras. Mul tekkiski see mure, et kas ma näiteks ülevaatuselt saan läbi, kuigi mul ülevaatus on alles vist küll aasta pärast, aga lihtsalt, et kui ma sellega ei tegele, siis tekkis natukene mure, aga tegelikult väga, väga lihtsalt käis see asi ja info jõudis Maanteeametisse kenasti, mis võib-olla oli mu kõige suurem mure, et kas ma pean hakkama ise midagi tegema, Transpordiametisse kuskile teada andma, et ma olen parandusmeetme rakendanud, aga ei, kõik toimis. Jah, et kui on pandud, see on ohtlik ja mitteohtlik parandusmeede, et kui on ohtlik, siis võib selle autoga edasi liigelda. Politsei ei saa sind kinni pidada, öelda, et kuule, sul on ohtlik meede, see on korda tegemata. Sellega ei saadeta ka see ei tühista ka ülevaatuse kehtivust, aga kui sa lähed ülevaatusele, siis peab, et ülevaatuselt läbi saada, siis peab olema see tehtud. Muidu esitatakse kordusülevaatusele ja sa pead ikkagi selle ära tegema. Aga valdavalt on, ühesõnaga, infosüsteemid ja kõik on toiminud nii hästi, et kui sul on ostetud uus auto, siis kindlasti võtab sinuga ühendust sinu auto müüja. Vanemate autode puhul on enamikel on ikkagi see asi tekib sinna Transpordiametisse. Kui see juba sinna tekib, siis on neil tõenäoliselt olemas ka inimese info, aga seal võib olla see, et sa oled selle eesti.ee ühendanud oma mingi kunagi vana e-mailiga. See on kuskil spämmis, eks ju. Samas sa loed, et kuule, oota, lugesin kuskilt mingitel autodel on ju, et huvitavaks minu omal ka. Ja siis võib olla ka mingid autod, mis kuidagi välismaalt kasutatuna, mitu omanikku vahetutuna, ühesõnaga, millegipärast ei jõua. Nüüd on lisaks veel üks koht. Transpordiamet avas ohtlike toodete registri. Seal sees on ka lisaks sõiduautode, ühesõnaga autodel on seal ka näiteks, et kui mõni turvatool, mõni laste turvatool on osutunud ikkagi mitte nii heaks, ka neid on tagasi kutsutud, või muid autodega seotud asju, varuosi, tasub lihtsalt guugeldage. Transpordiamet, ohtlike toodete register. Kui seal nüüd filtreerida sõiduautode järgi, et lihtsalt paned sõiduautot, siis on hetkel seal 43 sissekanne. Hästi palju on seal erinevaid tavalisi autosid, seal on kõik tüübikinnituse, numbrid, tagasikutsumise kooded, ühesõnaga saate seal vaadata, et kas teie auto võib sinna alla minna. VIN-koode siin muidugi ei ole, te peate siis natukene ise uurima. Mulle meeldib lihtsalt seda natuke aeg-ajalt sirvida. Näiteks on hästi oluline teile kõigil teada. Ferrari Purosangue omanikud, teie autol on tehtud tooted lõpptarbijalt tagasikutsumine. Ehk siis peate pöörduma esindusse, sest kaitsebloki toitallika positiivse klemmi ja kõrvalistuja alatoe kinnitusposti vaheline kokkupuude võib põhjustada lühise kaitsmeblokis, mis võib vähendada pidurdusvõimet. Nii, et Ferrari Purosangue omanikud võtt teenindusse. Ma lihtsalt
sellega ära, et minule see teade tegelikult selle kohta kenasti tuli Transpordiametist ametlikule minu Eesti E-ga seotud e-posti aadressile tuli teade selle kohta, et tagasikutsumisele on auto kutsutud. Kas ma natukene veel jätkan, et siin on kasulikku tarbijanu paljudele, näiteks Eestis on väga palju Lamborghini Revueltosid, üle 10 kindlasti. Ja tasub siis teada, et kinnituspoldid, mis hoiavad neid Lambo tõstukuksi, nende pneumaatilist vedrusid avatuna, võivad lahti tulla. See võib tekitada olukorra, kus uksed sulguvad oma raskuse tõttu, tekitades kasutajale vigastuse ohtu. Füüsilist valu. Füüsilist valu. Aga ma siiski ühe ütlen teile veel. 5. leheküljel vist. 4. Kuulete mind siin. Nii. Lõps. Väga tüütum. Ütlen juba ära, see auto on Mercedes. Eestis seda autot ei ole. Seda autot ei ole enamikes riikides. Selle auto nimi on Mercedes AMG One on selle nimi. Seda on tehtud siis väga vähe eksemplare. See on see põhimõtteliselt sisuliselt tegemist. Selle autos on vormeli mootor. Hüperauto. Ja kui te nüüd ikkagi kaalute osta või teil tegelikult selline garaažis seisab, te lihtsalt ei ole arvele võtnud, siis teadke, et tagaspoileri hüdraulikatoru tiftlukud ei pruugi olla nõuete kohaselt paigaldatud. See võib tekitada hüdraulikavedeliku lekkimist ja selle sattumist väljalaskesüsteemi kuumadele osadele, suurendades tulekahju ohtu. Nii et teie Mercedes AMG One võib minna põlema, kui te seda kohe ära ei paranda. Nii tore, selles mõttes nagu asju lugeda, aga loomulikult siin on 43 sissekannet sõiduautode kohta. Näiteks siin on mingid Citroen Berlingo, C3, C4 Cactus, kõik ühes reas tohutult palju tootmisvahemikke tüübikinnitusnumbreid, et saate ise kontrollida, kui tekib kahtlus. Aga esimese asjana enne, kui te sukeldute siia, siis minge lihtsalt vaadake registrist oma autot, Transpordiameti sealt e-teenindusest oma autonumbrit. Selleks ei pea isegi sisse logima. Ja siis saate teada, kas ja neid asju parandatakse ju kohati mingi 20 aastat hiljem. Võib tulla, et ikkagi see tavaliselt on need seotud turvapattadega. Et vahetatakse teil midagi ära. Et see ei ole üldse mingi garantii või sellise aja teema, vaid see võib ulatuda. Ma ei tea, sinul on ju päris vana auto. Jah, 10 aastat ikkagi. Just. Võt, tagasi kutsumine ehk parandusmeede. Selline kasulik info. Kuule, aga ma ikkagi selle riigieelarve juurde lähen selles mõttes, et kuna siin parem oli juttu sellest, et automaks on ju, et kas see kaob ära või ei kao ära, mis sellest saab. Nüüd sai selgeks, et praegu ei saa midagi, lihtsalt, et see asi nagu ära markeerida. Kohalik omavalitsused valimised on ju praegu, mitte riigikogu. Ei, ma mõtlen riigieelarve järgmise aasta oma võeti vastu. Et sellega seoses siin ju Eesti 200 esindajad ju hüüdsid välja, et kui nad kavatsevad selle kaotada ja mida iganes on ju. Et nüüd siis on selge, et ilmselt see lõpetatakse ära 2026, mis mõnes mõttes tegelikult selle automüüjate ja autoostjate elu teeb ikkagi endiselt selliseks häguseks, et okei, kui sul on nüüd vaja osta, siis sa ikkagi 1,5 aastat või aasta ja 3 kuud ilmselt ei oota. Aga ma arvan, et jah, selline kummaline seis jätkub veel tükk aega ja küllap siis enne 2027 Riigikogu valimisi, siis 2027 aasta riigieelarvega ilmselt suure tõenäosusega ikkagi kaotatakse see ära. On lihtsalt minu arvamus, selles mõttes, et siin ei ole mingid fakte taga, aga see on minu arvamus, selline poliitloogika siin. Olgu. Lubasime siis rääkida autodest ja vist üks vanem lubadus on meil ka õhus sellest, käisime jälle seal elektriautode rallil. Sellest ajast peale on juba palju metkerre voolanud, et pikalt ei peatuks, see oli nüüd tänaseks peaaegu 6 aega tagasi. Aga me läksime teist korda tegema seda 24 tundi ringraja elektriautoga Leedus. Mööda seda hästi head sõiduteed sõitsime sinna, mida Honda reklaamib. See siis toimus Šiauliais. Samal rajal, aga konfiguratsioon oli muudetud. Lihtsalt see rada eelmine aasta oli kohutav pesumasin, mis tähendab seda, et ta on lühike rada, oli 1,4 kilti.
hästi käänuline. Ega seal kiirused, seal maksimaalkiirus oli vist 70. Pidurda, gaas, kurv, ühesõnaga. See kuulus ralli, kust mina oma vahetusi, meid oli 5 tükki, päris lõpuni alati ei tahtnudki sõita, sest mul oli lihtsalt süda paha. Reaalselt. Meil oli tookord Renault Scenic elektriauto. Jah, Scenic. Suur sõidu ulatus üle 500 kilomeetri, hakud 87 kilovatt-tundi ja 11 osalejat ja saime toona siis 7. koha. Ja lubasime mitte kunagi enam tagasi minna, sest seal oli paha teistelgi ja kõik see. See aasta tehti meil ettepanek, et kuulge, mingi uuesti. Nüüd me anname selle Renault 5. Siis läks ilm särama, sellepärast, et Renault 5 on ju ometigi pisikesele sellisele rajale ideaalne auto. Väike, raskuskese jätkuvalt madal, terav, selline rattad niimoodi nurkades. Miks mitte? See on ju nagu, kui sa sõidad Tartu suusamaratoni või siis seda meie Erna matka, kus me ka Geeniusega oleme käinud. Et kohe pärast seda läbimist, võib-olla päev või esimene tund ja võib-olla ka päev kohe nagu ei tule see tunne, et läheks uuesti. Aastaga läheb see valu meelest ära. Andsime nõusoleku, lähme. Sinna Renault 5 on muidugi tundult väiksem aku, 52 kilovatt-tundi sõiduulatus, ideaalis 400 mõned kilomeetrid peale. Reaalne on siuke 300, kui me seal mööda maanteed Šiauliaisse sõitsime. Läksime küll 2 auto. Renault Espace oli ka bensiinimootoriga hübriid, sest et nii hästi, kui me sellest Renault 5-st ka ei arva, sest see on tõesti kihvt auto. Me ei väsi seda kordamast. Tema ainukesed vead on seos põhiliselt ainult tema tarkvaraga, mis ei saa läbi Android autodega, see on Renault üldine viga, nad seda tunnistavad, aga seda koodi nad ei ole suutnud ära parandada. Aga Renault 5 inimest ja nende ikkagi asjad ja sa ei lähe niimoodi Šiauliaisse. See on ebanormaalne. Läksime 2 autoga. Kõik muu oli sama. Laadimiseks aega 25 minutit. Laadimine võimsusel 50 kilovatti, et kõigil oleks võrdne. Siis 3 laadijat sinna jaotati ära nagu autod gruppidena, et tehti oma WhatsApp grupid, et see oli lihtsalt selline spordimehelikkus. Et keegi ütles, nii, meie lähme, meil on plaanis 15:40 laadima minna. Meil on plaanis, öösel kell 3:20 laadima minna, et siis sa tead. Ikka oli halb. Rada oli natukene muudet, rada oli sama pikk, kuna õnneks sadas, siis olid seal mingid kurvid isegi veel sirgemaks tõmmatud, et ei oleks nii palju seda vänderdamist. Veidi oli parem, veidi sai rohkem ehitada. Milleni me lõpuks jõudsime? See on täiesti loogiline. Et küsimus ei olnud seal lõpuks võidu ja selles mõttes, et kellel on kõige suurem aku või parem laadimisstrateegia. Tegelikult hästi palju ikkagi olenes sellest, või suur osa oli selles, kui hästi sa selles mõttes sõita oskad. Et sa pead võtma kurve võimalikult kiiresti. Üllatus, eks ju. Mitte, et see tavalises võidusõidus ka nii ei oleks. Aga tavalises võidusõidus sa saad ikkagi läheneda kurvile hästi suure hooga, raiuda piduri põhja ja siis läbida selle kurvi võimalikult ikkagi kiiresti. Siis sellel rallil või võidusõidul oli ikkagi see, et mida vähem sa piduripedaali puudud, seda parem. Sest siis sa ei pea peale kurvi gaasipedaali põhja lööma, et saada seda kiirust ülesse, vaid see sujuv sõit. See oli selles keskmises kulus nii hästi näha. Meie auto põrkles seal kuskil, paremad tulemused, mis me saime. Iga kord, kui me juhti vahetasime, me nullisime selle keskmise kulu ära. Kui sõita hästi rahulikult ja siis oli 15,7 kilovatt-tundi 100-le, kui seal Margus Pipar meil lõpu viimast 3 tundi paugutama läks, siis ta ikkagi tarbis seal üle 18. Ja nii oligi.
ja lõpuks tulemuseks meil 5. koht. Jällegi 11 autot, 5. koht. Ja nüüd siis, mis selle asja juures oli äge, nagu ka eelmine aasta, kuigi on sõidetud 24 tundi. Võitja läbis 690 ringi. Ja esimene ja teine koht olid enne lõppu samal ringil jätkuvalt 690 ringi hiljem. Ja finišis oli nende vahe 6,2 sekundit. Kõik laadimised. Ja kusjuures need autod olid Volkswagen ID3 võitis, mis oli siis äkki ka, vist tal on 77 kilovatt-tundi aku. Ja teine koht oli Leedu ajakirjanike Renault 5, nagu meie oma. 3. koht oli Porsche Taycan, millel on üle 100 kilovatt-tunni aku, mis tarbis, ütleme, üle 30 kilovatt-tunni 100-le. Aga ta on lihtsalt nii palju kiirem. Et tema nagu, kui tema kiirendas, eks ju, 2 kurvi vahel või mõni sirge, siis temal oli see palju parem. Ja siis näiteks 4. ka Porsche 3., 4. koht rebisid omavahel ja meil oli siis 5., 6. koha heitlus oli ka ühe BMW i4-ga. Nii, nagu see öeldaks võidus, ratas, et ka meie olime sama ringi peal. Küll siis mingi 13 ringi võitjatest maas. Et ja oligi, Pipar läkski siis nii, meil oli meie laadimistaktika ideaalne, 3 tundi enne lõppu oli meil aku jääk täiesti piisav, et Pipar saaks teha pika sõidu. Muidu oli meil 2 tunnised. Ja hakkas andma ja lihtsalt lõpuks pool tundi enne lõppu selle BMW-ga nad vahetasid muudku kohti, rajal on üks möödasõidu koht. Nii, siit läks nüüd Pipar. Järgmine ring, nii, nüüd on jälle PEM mööda läinud. Jube põnev. Ja siis vaatad, et millegi pärast BMW hakkab aeglasemaks jääma, nüüd ta enam ei ole Piprast mööda läinud jälle. Ja BMW tuli laadima. Ühesõnaga, nende taktika ei vedas alt. Nad pidid seal paar minutit laadisid, et saaks lihtsalt võistluse lõpuni sõita. Ja meil jäi akut järgi 1%. Nii et taaskord üllatavalt põnevaks läks see. Et see ei tule need vahed nii hiiglaslikud sisse, nagu võitja ja viimase kohe vahel tulid küll, et seal oli lõpuks mingi 50 ring. Must mõtlesingi seda, et kus need nagu nii pikad vahed tulid sisse, et puhtalt ikkagi kuskil mingi pikem laadimispaus, mida poleks pidanud tegema nii pikalt. Ja, et tehti vahele laadimispaus või siis ikkagi see hästi palju ka sellest sõidukiirusest, et kas sa siis sõitsid liiga kiiresti ja äkiliselt, et sa pidid tulema varem laadima ja kui sa juba laadima tulid, siis see 25 minutit, siis sul oli mõistlik see, kui just ei olnud enne lõppu, niimoodi, et sa arvutad täpselt välja, palju mul on vaja. Siis sa panid ikkagi kogu see 25 minutit laadisid ära. Sest et ka see sissetulek võtab aega. Ja selle ajaga umbes siis teised tegid 12-13 ringi. Nii et üks laadimispaus liiga palju, juba on sul 13 ringi maas. Ma mäletan, et eelmine aasta te tegelikult ei olnud väga entusiastlikud pärast seda pesumasinat, et nüüd uuesti minna. Ma sain aru, et okei, nüüd oli teine auto, nüüd nagu kannatas minna nagu uuesti ja kokkuvõttes emotsioon ei positiivne. Aga järgmine aasta vist te ei taha minna. Aga miks? Esiteks ei ole siit selle autoga enam kuhugi paremaks minna, et tõenäoliselt hakkaks kaalumast, need võistlused ei ole alati seal Šiauliais olnud, vaid on olnud ka Pärnu rajal. Et kui oleks täiesti teine ringrada, kus on ikkagi nagu mingi uudsus, kas on siis pikemad, kiiremad, sirged. Et asi ei ole lihtsalt niivõrd selles kihutamises või lihtsalt, et oleks mingi vahetus. Et ei oleks sellist raputamist kuskil sisuliselt. Kujutage ette, pange Ülemiste parklasse, joonistage maha poole Ülemiste parkla suuruse. 1,4 kildine ring ja siis sõitke seal 1000 kilomeetrit. Me sõitsime läbi ligi 1000 kilomeetrit, lihtsalt ööpäevaga. Pänderdage seal, et päris tüütu. Jaa, et ma kujutan ise ka ette. Kogemus, aga nagu tõesti, nüüd on kõik tehtud, et millega sa sinna lähed, et tuleb elektriline Porsche, see Cayman välja. See ei anna seal mitte midagi. Et see vänderdad seal täpselt samamoodi ja sellest Caymanit sa sealt kätt nagu kasutada ei saa. Kui see korraldatakse näiteks Pärnu ringil, siis Porsche ringil, ma arvan, et me hakkaks mõtlema.
Ja ma arvan ka, et pikem ring oleks tegelikult see, mis nagu seda vaheldust annaks palju juurde või siis tõesti see, et seda ringi, ma nägin seda ringi, milline see oli ja see tõesti nagu, noh, ta ongi nagu ring enam-vähem, okei, erinevate kurvidega, aga ikkagi nagu ring, aga kui ta oleks ikkagi selline mingi šikaanidega L või mida iganes muud, siis oleks nagu oluliselt huvitavam. Ja, nii, aga jätkame Porschega. Ma käisin Porsche Cayenne'i elektriautoga sõitmas. Õigemini mulle meeldib, sest kui sulle sellist võimalust pakutakse, siis tuleb seda sõna ka kasutada. Eksklusiivne võimalus. Tegemist oli veel prototüübiga. Need autod olid veel osaliselt klepekate all, sest et Porsche Cayenne elektrikult tõmmatakse kate. Tegelikult tuleb ka, minu arust tuleb sellest ka nagu bensiinimootoriga versioonid ka. Aga ühesõnaga elektrik. Nad panevad kogu auru praegu sellele. Aasta lõpus näidatakse seda siis täies ilus. No, me ka tegelikult nägime seda. Seal olid lihtsalt esitulede ümber olid veel mingid teibid ja tagatulede ümber. Lihtsalt, et sa ei saaks seda täispilti. Aga muidu põhimõtteliselt valmis autod. Tehti selline tehnoloogia workshop, mis tavaliselt on, ja eks ta oli ka sellel juhul, hästi peen nimi sellele, et me lihtsalt räägime teile, kui awesome see auto on, kui imelise asja me oleme valmis ehitanud. See on täiesti loogiline. Ja lihtsalt workshop, tihti selle nimi on nagu kergelt selle sõna workshopi või töötoa sisu venitamine. Aga antud juhul läksime siis Porsche Leipzigi Experience Centerisse. Leipzigis ehitatakse täna Panamerasid ja Macanne. Kunagi on sealt näiteks tulnud välja ka Porsche Carrera GT, mis oli ilusti seal muuseumis väljas. Aga seekord oli see tehnoloogia, muidugi algas kõik, et kuidas me siin sustainability ja kõik see, aga mis oli kihvt, et kasutati päris palju seal mitme asja demonstreerimiseks, kasutati augmenteeritud reaalsus, on see sõna eesti keeles, võib nii öelda või? Augmented reality. Ehk siis liitreaalsus. Liitreaalsus. Liitreaalsus, issand, mitte virtuaalreaalsus, aga liitreaalsus, mis tähendab seda, et sul pannakse ette need koblakad prillid. Need olid vist need Apple'i, mis see Apple'i toode on see? No ma tean, jah, see. Apple'i prillid ja sa näed enda ümbritsevat ruumi ikkagi nagu ekraanilt, ehk siis seda filmitakse sulle, aga sa näed su kõrval seisvad inimesi, seda ruumi ja siis sinna keskele tekib siis, kui see workshop või esitlus, tekib auto või tekib ainult üks osa autost. Ja siis on see nagu ulmefilm, nagu me oleme harjunud vaatama, et siis on nagu hologrammid. Kõik, see on Tähtede sõjas, eks ju, see printsess Leia, kes sealt R2D2-st välja vupsab või midagi uuemat, eks ju, Minority Report ja mis need on. Et seda hologrammi ei suudeta veel tekitada, eks ju, täna ilma nende prillideta, aga sellisel kujul toimis jube kihvtilt. Me kõik seisame seal ümber auto, osaliselt seisad seal, astud sammu edasi, seisad seal autos sees, vaatad läbi seal prillid, sul käsi kaob nagu ära, kõik see ümber väreleb niimoodi. Väga ulme. Tohutu ulme fänn, mulle meeldis. Aga lihtsalt mingite tehnoloogiate tutvustamiseks oli see jube hea, et muidugi sa saad kõik näidata ekraanil ka. Ega info saad sa kätte. Aga sa oled nagu hoopis rohkem selles asjas sees, sõna otseses mõttes. Nii, võt siin näidatakse seda auto, seda šašiid, siin on esimootor, tagamootor, siin see akupakk, nii ja nüüd räägime jahutusest. Ja siis, kuidas lähevad need jahutuse kanalid seal helendama. Seal hakkab nii-öelda jahutusvedelik voolama. Okei, väga kihvt. Nii, aga nüüd vaatame, meil on täiesti uued akuelemendid. Tõstetakse välja sealt nii-öelda aku seest üks element. Siis öeldakse, et sirutage käsi ette. Sirutad käe. Ja nüüd keeraka peopesa üles poole. Keerad peopesa üles poole. Sinna peale ilmub sul väike siuke akuelement, kus on veel nagu täpsemalt näha, mis seal sees on. Sinu peopessa. Keerad peopesa allapoole, kaob ära. Nagu nii tore, nagu ma saan aru, et siin on lihtsalt nagu antud mulle selline pärlkuulik kätte ja nüüd ma imestan selle üle ja tänu sellele oli see workshop lihtsalt nii kihvt, aga oligi. Et mulle meeldis see, kuidas oli seda nagu tehnoloogiat kasutatud õigesti. Mitte selleks, et meid panna kuskil
ma ei tea, VR-iga sinna Nürburgringi rajale, mida siis mõni Porsche testisõitjatest läbib ja me peame vaatama ja pärast on jälle süda paha, vaid kasutati ikkagi tehnoloogia tutvustamiseks ja selgib. Muidugi tuleb see Cayenne väga kõik tuleb väga uus. Kogu see akutehnoloogiat, elemendid on seal 7% energiatõhusamad kui näiteks Taycanis. Nad on seal, need moodulid on teistmoodi pakendatud, mis tähendab umbes, kuna see on nii eelmudel, siis enamike asjad ette öeldi nagu approximately ehk umbes. See ei ole ametlikud nagu. Ehk et kui mulle öeldi, et see akupakk on umbes 20 või 30% kergem kui Taycanil, siis see ei ole nagu Porsche ametlik info, et nüüd nad nii lubavad, või suurusjärk lihtsalt. Et ilmestada, et nad said selle kergemaks. Muidugi oli seal demoks toodud see kõige võimsam ilmselt siis turbo või turbo S mudel, kui nad seda nomenklatuuri jätkavad, et nad nimetavad elektriautosid turbodeks. Las nad siis seda teevad, eks me oleme sellega harjunud. Tavaolekus üle 600 kilovatti ehk siis üle 800 hobujõu ja hetkeliselt siis mingite boostidega on see üle 1000 hobujõu ehk üle 800 kilovatti. Sõidab üle 600 kilomeetri. Laadimi 800 voldine süsteem ehk siis kuni 400 kilovatti on laadimisvõimsus. See on nagu Taycanil vist on ju. Ja, aga samas kui need olid eriti uhked oma rekuperatsiooni üle, ehk see on see pidurdus, et kui sa tõesti, ma ei tea, võid seal kiirvee peal 250-ga ja lööd pedaali põrandasse, siis rekuperatsiooniga suudab ta laadida kuni 600 kilovatti võimsusega. Lihtsalt, seda ei juhtu ilmselt väga tihti. Ja siis kui küsiti, et kui tal selline võimekus on olemas ja teoreetiliselt ehitatakse mingi jaam, kus on ka, ma ei tea, 800 kilovatti võimsusega see laadimisjaam, et miks ma ei võiks siis laadida oma autot 600 kilovatiga seal juhtme otsast. Siis öeldi, et see on lihtsalt juba selle auto aku tervise huvides, et see ei ole hetkel ilmselt mõistlik. Isegi tehnoloogia olemasolul sinna, ma ei tea, sõidad iga päev tööle ja raha ei loe ja siis kuskil mingis bensukas muudkui iga päev lajatad seal 800 kilovatt-tunnise võimsusega oma lakut laadida. Kuule, rääkides sellest, et raha ei loe, et kas see tuleb nagu kallim kui Taycan? No ma saan aru, et raske on vaata mõnes mõttes nagu, raske on nagu mõnes mõttes. Ma arvan küll, et tuleb, sest et lihtsalt ta on suurem auto. Nad ei rääkinud hinnast loomulikult mitte midagi, sest need numbrid ongi põhimõtteliselt ainukesed. Näiteks see, et 0-100 alla 3 sekundi, nad ei ole öelnud, kas on 2,1, ma kohe selleni jõuan, või 2,9, eks ju. 0-200 oli ka vist mingi alla 7 sekundi, mis on ka täiesti jabur. Ja siis oli seal näiteks uus ekraanitehnoloogia. Kujutage ette nüüd, juhi ees on olnud Porschedes juba pikalt nii-öelda nõgus ekraan. Ehk juhi ees see, kus on kiirus ja asjad on selline nagu ilus. Ma tahaks öelda kumer, aga tegelikult on selle siin nii nõgus, eks ju. Ja. Kaus. Siis nüüd on ka see keskekraan on selline, kujutage ette voolav kosk, mis hakkab ta on loomulikult integreeritud armatuurlaudast kallitel autodel on, mitte mingi lollakas iPad, integreeritud ja siis ta tuleb sealt niimoodi voolavalt alla sinna, kus on siis tavaliselt nagu käigukangi nupp, seal Porsche ongi. Ja ta on ühe klaasi taga ja ta ei ole ta on OLED ekraan. Ehk et ta ei ole niimoodi, et on võetud üks ekraan, mis on siis nagu natuke diagonaalis ja siis teine, mis on natuke rohkem kaldus ja nad on pandud ühe klaasi alla, vaid see kõik on nagu üks ekraan, mis on seda, et kui sa scrollid, näiteks seal mingit Spotify lugude nimekirja, siis ta justkui nagu voolab sealt niimoodi või kujuta ette, ma ei tea, sellist garaaži ust, mis läheb nagu üles, teate küll, niimoodi rullikute peal. Toimis jube hästi, kõik oli nagu hästi sujuv ja mis kõige mõnusam. Porsche oli pannud sinna sellise käetoe. Jällegi mõelge, et need autod, millel on veel käigukang olemas, et kui mugav on eriti puutetundlikke asju või raadiot kasutad niimoodi, et sa toetad rannet käigukangi peale, sest siis on sul käsi stabiilne. Et neid asju kasutada eriti, mis puudutab puutetundlikke ekraane. Porschel ongi seal ees on selline käetugi, ferripad, mis on
pilt Ferdinand Ferri Porschest, kus ta istub hästi stiilselt, toetabki kätt käigukangile ja näpib seal ees midagi, siis selle järgi pandi. Hästi mugav oli. Sa saad enamike funktsioone kasutada niimoodi, et su käsi on paigal. Et sa ei pea mingi hiidekraanil püüdma tabada mingeid väikseid punkte. Kliimaseadme nupud metallist, kõik väga tore. Tuleb mingi selline tehnoloogiline, aga mõistlikult, jälle kõrvalistu ees ka mingi ekraan, sa saad seal oma mänguri puldi saad ühendada, küll ühe, eks ju, ainult saab ka mängida, aga ainult siis, kui ta seisab. Kõik see. Tagaistmel rohkem ruumi, istmed elektrilised. Sõitu tehti ka kõrval istujana muidugi. Tehti maastikul, mis oli tore, aga veits igav, sest hästi turvaline muidugi. Meeletu külgkalle, mida see auto suudab võtta, meeletud tõusud võtsime ära. Aga siis tehti ringrajal. Porsche Leipzig Experience Centeri ringraja jäljendab hästi mitmeid maailma kuulsaid kurve, milleks on siis seal näiteks Nürburgringi karussell, Laguna Seca Corkscrew, mis tõuseb mäkke ja siis laskub alla. Siis on seal Spa-Francorchampi bussipeatus. Istud siis sinna selle juhi kõrvale, kaamera pannakse käima, mis siin filmib ja vaikselt hakkame minema, siis on esimene sirge, jäädakse seisma ja siis tehakse seda launch kontrolli. Mis on täpselt see, mis me räägime, et see on ebanormaalne, see on vägivaldne kiirendus. Ja see, et suurtel hiidlinnamaasturitel on selline kiirendus, ma saan aru, see peab olema, sest see on mingi turundus- ja müügiargument, sa ei saa olla nagu nõrgem kui teised. Ebanormaal. Ma olen teinud Taycan Turbo S-iga seda launch kontrolli. Kas ma siis ise ei julgenud piisavalt või on roolis kuidagi teine asi? Ja kõrvalistuses oli nende superelektriautodega on tehtud seda testi, et kõrvalistuja hoiab omal sellist keskmises suuruses arbuusi, ütleme enda rinna peal, siin niimoodi lõua all. Ja siis, kui kiirendus tuleb, siis ta laseb käed lahti. Ja see esimesed paar sekundit see arbuus püsib seal. Sellepärast, et need G-jõud on nii võimsad. Nii et kiirendus alla 3 sekundi ma pakuks huupi, et ideaaltingimustes, nagu see ringrajal oli, 2,3. Ja siis muidugi tehti tähepõllule korralik või kõigile seal. Et kuna ei olnud ju eesmärk mingit ideaalset ringi aega saada, vaid lõbu pakkuda, et me tuleksime tagasi hea tujuga, siis enamik kurvid võeti külglibisemist. Kuidagi asfaldi peal umbes, jällegi see minu hinnang, mingi 2,5 tonnise elektriautoga. Lennata külg. Enne seda Laguna Seca Corkscrew'd jõudsin vaadata spidomeetrile 195 km tunnis, pidurdus ja siis külglibisemisega sinna Corkscrew'sse sisse. 2 ringi õnneks ainult, sest ma kardan edasi oleks lõppenud kõik õnnetusega. Mitte avariiga. Mina oleks palunud peatust. Ühesõnaga, Electric Cayenne tuleb kindlasti, ilm mingi kahtlus, et tuleb see väga hea elektriauto, super elektriauto. Ja sellest tuleb ka mõistlikumaid versioone, mis ei kiirenda nii hullust. Nii, mis meil, kas sul on see aken lahti, mis näitab, palju meil läinud on? Ja, 38 minutit. Okei. Kas räägime ühest natukene vanast teemast, aga mille mina võtsin, ma isegi ei tea, mul millegipärast nagu kihvat. Õigemini, ma nägin seda lugu suve alguses, seda teemat, aga kuna ma olin suvel erinevatel põhjustel hästi palju ära, siis ma ei jõudnud nagu selle kajastamiseni ise. Ma mõtlen sügisel selle ikka. Hakkasin. Nii, ja ma tegingi ikkagi selle ära. Asi siis puudutab suve alguses tulnud uudist, suuri pealkirju, kuidas piirivalve ostis 100 000 eurosed luksusmaasturid, 20 tükki. No, siin on ju intriigi küll, eks ju. Et raskel ajal, isegi kui oleks väga head ajad, kas piirivalvel on vaja Volkswagen Touaregi, mis sisuliselt on, mis sisuliselt ongi luksusmaastur. Lihtsalt veidi odavam kui Audi Q7. Aga kas on, et kuidas ikkagi piirivalvele Touaregi? No seal kriitikud loomulikult kohe ekseldasid, see 100 000 eurone jäi õudselt kõlama. Kes seal arvutasid lausa välja, et mitu Suzuki Jimnit või Dacia Dusterit selle eest saaks. Poole rohkem vähemalt.
ma vaatasin, et no, miks siis? Otsisin üles need hankedokumendid, küsisin politseilt, sest minu point oli see, Volkswagenil on täna juba sellised allahindlused ja isegi hinnakirja järgi tegelikult 100 000 eurost Touaregi on ka tavakliendil päris raske osta. Ilma mingi hanke ja hulgi ja mis hinnata, minna poodi ja maksta Touaregi eest 100 000 on, no see on ikka väljakutse. On võimalik. Aga need ilmselt ei ole päris tavalised Touaregid, et seal on mingid lisavarustust peal, ma kujutan ette ikkagi ka, mis on spetsiaalselt kohandatud, ma ei tea, ka võib-olla alarmsõiduks. Ja tegelikult oli see, et esimene oli see, et kuidas Volkswagen võitis, et on nüüd, noh, kus teised ei võit, või noh, kes siis veel olid. Ja tegelikult oli niimoodi, et kuidagi esimene hange läks natukene, ei tulnud välja ja siis tehti suunatud pakkumine 2 paremale vist või 2 seal osalenud, et ehk on nüüd uuesti pakkumine. Oligi, noh, Toyota Land Cruiser ja siis Volkswagen Touareg. Ja tegelikult, kuna seal taga on ka Euroopa Liidu rahastus, et ei põletata siin pensionäride raha, siis öeldi, et meil on selline summa, milleks oli siis 1,9 miljonit eurot. Mitu autot te sellest pakute ja hoolduse hinnad ka muidugi juurde. Ja mõlemad firmad pakkusid 20 autot ja Volkswagenil oli lihtsalt kuidagi see hoolduse hinnad olid suutnud nad saada selle hankeperioodi, mis on 5 ja 6 aastat, jooksul madalamad. Ehk sellepärast Volkswagen võitis, kuigi tegelikult ka Toyota pakkus 20 autot. Ja siis hakkad süvenema hanketingimustesse, et noh, kas seal on nüüd kuidagi, ikka mängitud, noh, ma ei tea. Ma ei taha kunagi olla siuke pahatahtlik, aga mõnikord on hangetes niimoodi, et mingid mõõdud ja võimsused ja asjad on pandud nii peenelt, et nagu, kuulge, aga siia mahubki umbes ainult 1 auto ju. Siis küsisin ka muidugi PPA-lt kommentaari ka, et miks siis sellised mõõdud. Ja tegelikult selgitus oli täiesti loogiline. Et esiteks, need autod ei ole lihtsalt, et sõita nagu piiripunktist, sõita metsateedel läbi need mingid ala ja siis minna piiripunkt tagasi. Need autod on mõeldud ka ilmselt sellest ka siis, kogu see idapiiri valvamine ja tuleb käia aeg-ajalt ka Euroopas missioonidel. See piirivalveauto ei ole päris nagu politseiauto, ehk kus siis on ka 2 patrullijat tavaliselt sees, vaid see peab vajadusel mahutama ka 5 piirivalvurit täisvarustuses. Ehk siis, ütleme siis joped asjad, kõik, mis sul seal ümber on, eks ju. Ma ei tea, kas nad turvavestega kannavad või mitte. Et isegi kui me võtame 4 inimest, seal oli auto mõõdud olid antud ja teljevahe. Et me oleme nii palju autosid testinud ja tegelikult see tagaistmele mahuks 2 täiskasvanud. Niimoodi vabalt, selleks peab tegelikult auto päris suur olema. 3 me isegi ei räägi. 3 kas või juba õlaruumi mõttes. Vaat see tegelikult ei ole õlaruum, tegelikult on ka see, et sul peab olema see vest ja ma ei tea täpselt, mis vestid on, kas seal vestid on ka mingite, ütleme, et salvetaskute või mingite asjadega, et tegelikult see annab päris palju ruumi juurde, olles ise õppusel käinud kevadel, kus sul on see autos kogu aeg see vest seljas, kus nende salvetaskute ja asjadega, see võtab meeletult tegelikult ruumi ja teeb sind nagu paksemaks ja laiemaks. Ja kus juures, ühesõnaga, ja nende hanketingimuste juures tuli pikk nimekiri asjadest, mis seal peab autol olemas olema. Ja seal ei olnud nõutud sellist luksusvarustust. Seal ei olnud, et peavad olema massaažiistmed või et audiosüsteemil peab olema minimaalselt 15 kõlarit. Isegi kiirushoidja. Ühesõnaga pidi olema kiirushoidik, aga mitte adaptiivne. Aga mis siis hakkas pihta? Kõik alarmtuled. Hästi pikk nimekiri, kus kõik need vilkurid. Tohutu hunnik erinevaid lisaleed tulesid. Kuidas need põlema peavad? Kuidas peab olema võimalik ühest nupust põhimõtteliselt kogu auto pimedaks panna hetkega nagu. Mitte, et sa hakkad erinevaid nuppe, nii, nüüd laetuled kustu, nüüd välis, need kõik tuled. Siis peab autodel 20 autot, kõigil vintsid Volkswagen Touaregile. Loomulikult roheliseks kleepimine, katuseboksid, haagise konksud ja edasi pagasiruumi ümber ehitamine. Mingid vaheseinad, relvahoidikud, mingi magasini hoidikud.
maastikuvarustus, mingid köied, need, ühesõnaga, kõik, mis sinna puudutab. Loomulikult 2 komplekti rehve koos velgedega, mis on iseenesest juba sellised suurel autol naastrehvid velgedega, vähemalt 1000 eurot, eks ju, jooks. Kõik need asjad ja mis eriti veel garantii oli kuni 300 000 kilomeetrit nõue, mis ei ole ühelgi autol. Toyotal on see mingi 10 aasta garantii, kui sa käid ilusti nende juures hoolduses, aga ka siis on läbisõidupiirang 185 000 kilomeetrit. Ehk et osteti juurde lihtsalt, et me tahame, et oleks 300 000 kilomeetrit garantii, et ma ei tea, pange see auto hinnale kuidagi juurde. Kõik see ja siis nende autode hinnaks, jah, kui sa jagad selle hanke summa nende autode arvuga, siis tuligi peaaegu 100 000. Aga see 100 000 ei tule sellest, et piirivalvele osteti Harman Kardoniga sellised mõnusad kruiserid, millega siis laupäeval on hea ka kuskil, ma ei tea, Tartusse teatrisse, vaid need on põhjalikult ümber ehitatud autod. Siin on tegelikult vaata ka see, et see on ikkagi selline, ostetakse mõnes mõttes ikkagi nagu täisteenust, mitte autot on ju, et pika aja peale ette. Ja mootor pidi olema diisel, loomulikult kõik need eelsoojendused ja asjad ja diiselmootoriga autod iseenesest juba piiravad ära ja võiks olla, et miks diisel, miks mitte bensiin, sest et selliseid suuri võimsaid bensiinimootoriga, siis on ta täna juba kas vist hübriid või tavahübriid ja siis on see kütuse kulu tõenäoliselt ikkagi selliselt suurem nelikveolisel, kus sul kõik see varustus on peal, on nii palju suurem, sõiduulatus väiksem. Mis sinna oleks mahtunud veel, kui oleks tahtnud näiteks Land Rover teha ka mingit kampaaniat, eks ju. Seal Defenderi hinnad diiselmootoriga. Land Rover nüüd julgeb anda 300 000 peale garantiid või? Nüüd ma ei tea. Vaatame, kuidas neil läheb sellega. Ega ei tea ka, kuidas Volkswagenil läheb. Muuseas, kõige kihvtim oleks olnud see, kui oleks näiteks Ineose peakontoris öeldud, kuulge, siin eestlased tahavad omale piirivalvele korralikke maastureid, sest ka Ineose hinnad hakkavad 80 000 juures, millel on juba päris palju, loomulikult kõik need ümberehitused ikka, aga see on nagu leti hind, et võib-olla see auto oma hind on nii palju väiksem, aga kahjuks ei olnud Ineost seal nimekirjas. Et nii oli, et lihtsalt, et ma tahtsin piiluda selle 100 000 eurose luksusmaasturi taha ja tegelikult selgus, et jah, kuigi loogiliselt me näeksime, eks ju, kuskil metas müttamas Land Cruisereid ja ma ei tea, siukse asju, siis seekord võitis Touareg, lihtsalt. Et ühesõnaga intriig ei olnud, aga huvitav oli küll. Aga intriig ei olnud, aga põnev oli seda lugu teha, uurida ja nii ta on. Ja tõesti, kui te tahate nüüd, et miks ei ostetud ikkagi Dacia Dustereid, esiteks neid ei ole diiselmootoriga enam ja teiseks isegi Dacia Bigsterisse 4 või 5 täisvarustust inimest, pluss nende asjad ja kõik. Sorry, see ei ole nagu väga mõistlik. Nii et jah, nii ta läks seekord. Mulle meeldis. Peaks minema vaatama seda autot. Nii, ma ei tea. Tõmbame tänaseks otsad kokku ja jätame mõned teemad järgmiseks korraks ka. Ja, kuulmiseni. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.